Kirjutamine kui sisuturundus. Kuidas kirjutada mõjukas raamat 21 päevaga? Ma olen oma elus 3 raamatut kirjutanud ja väga palju tekste, väga palju. Ja enamuse ajast ma olen olnud fookusest väljas. Sest ma olen lihtsalt kirjutanud. Tuleb mõte ja kirjutan. Väga lihtne. Ja esimese raamatu ma kirjutasingi oma esseedest. Ma täpselt ei teadnud, mida ma kirjutan, aga mul oli ühine teema, et selline vaimsus ja ökondus ja metsaga üheks saamine. Ja kirjutasin sellest raamatu. Armastus on mõra, helilinnu saladused. Päris tore oli kogu see kirjastamise protsess ja ise kirjastamine ja müüsin raamatuid. Mitte väga palju, aga mingil määral. Ja siis mul tekkis pikaks ajaks blokeering, et see raamatu kirjastamine ja müümine, see on nii mõttetu, sest see ei muutnud minu elu üldse mitte. Võib-olla. Ja siis ma pikka aega lükkasin uue raamatu kirjutamist edasi, kuni mul tuli mõte, et teeks raamatu rahast, raha alkeemia. No siis ma hakkasin kirjutama, lihtsalt tegema artikleid raha kohta, see bla bla bla, see bla 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 bla, see bla 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 bla. Ja lõpuks sain enam-vähem raamatu sisu kokku ja kui ma lugesin seda käsikirja, proovisin siis seda toimetada ja sain aru, et see on nii kohutav, see kogu asi, et ma parem kirjutan uue raamatu ja kopeerin siit mingit tekste sinna, sest minu aju ei saa sellega hakkama. Ja siis 3. raamat. Selle jaoks ma kasutasin seda sama struktuuri, mis siin on, mida ma sulle loen ette ja mida sa saad siis oma sellest töövihikust lugeda ja analüüsida. 3. raamat sündis sellest, et ma hakkasin küla arendama ja seda ideed looma, et kuidas saaks arendada ühe biofiilse ehk siis ökoküla. Ja sellega tuli hästi palju ideid, mõtteid ja kogemusi, minu kogemuslugusid. Ja ma hakkasin neid välja kirjutama ja postitama neid Medium platvormil ja LinkedInis. Ja hakkasin lihtsalt kirjutama neid. Mul ei olnud üldse mõttes kirjutada raamatut enam nende 2 eelneva kogemuse põhjal, sest ma mõtlesin, et see on nii raske. Ja siis ma hakkasin uurima, aga kuidas tegelikkuses, reaalsuses neid raamatuid kirjutatakse ja kuidas luua struktuuri, sest kõik need struktuuriõpetused olid ka nii keerulised minu jaoks. Ma ei saanud mitte midagi aru. Kuni lõpuks jõudsin väga lihtsa idee peale ja see on kõik seotud eesmärkide kirjutamisega ja ma panin selle eesmärkide kirjutamise valemi hoopis raamatu kirjutamisesse. Okei, kohe jõuame sinna. Et see valem avas minu jaoks struktuuri ja siis ma nägin, et mul on ju enamus raamatust valmis kirjutatud nende artiklite põhjal, kui ma lõin sisu korda ja seda ülesehitus, keskosa ja lõpposa ja arvutasin sõnade arvu ja kõik asjad. Et esimese asjana sa peadki teadma, et mitu sõna sa tahad, et see raamat oleks. Peale seda, kui sa tead, mis teemal see on. Ja kogu selle asja eeldus on see, et sa nagunii kirjutad juba. Ja 3 põhjust, et miks üldse kirjutada, et kirjutamine õpetab sind selgesti väljendama oma mõtteid. Mis siis, et vahepeal võid kokutada ja bla bla bla, aga sa tead, millest sa räägid, sul on see teatud visioon, sest sa oled oma mõtteid selgitanud, aru saanud, mida sa ise ka mõtled, mis on sinu väärtused, kus sa tuled, kes sa oled, miks sa näed maailma sellisel moel. Seda see teeb kirjutamine. Sa õpid seda maailma tundma ja kirjutamine loob sinu peas struktuuri, et sa mõistad, et minu nägemus sellest asjast on selline ja sa kujutad ette asju, mida sa kirjutad. Ehk siis sinu sisemine maailm on avatud ja sa suudad võtta vastu ka väliseid ideid, mis võivad sinu jaoks olla võõrad või ükskõiksed, sest sa kujutad neid ette. Ja igasuguse edu alus on selge mõtlemine ja suur visioon ja kirjutamine just loob seda. See, mida sa kirjutad, see sinust saabki.
et ma toon väga nõmeda näite, ma kuulsin seda näidet, kui ma uurisin neid perekondasid, kellel on põlvkondade pikkune pärandus või rikkus. Ja siis see oli üks Ameerika räppar, Chamillionaire, eks ju, Chameleon, kes on miljonär, kes kunagi tegi mõned hittlaulud, aga tema ostis õiguseid ja hakkas produtseerima teiste muusikute neid laule ja sai sealt osalust. Aga tema just kirjutas välja selle oma sõna ja ta lõpuks saigi selliseks muusikabusinessi magnaadiks, eks ju. Ta kirjutas välja oma nime ja esitles seda igal pool. Chameleonist miljonär, eks ju. Et kui sa kirjutad, siis sa saad juba aru sellest nagu nii-öelda, mis see sõna see on, allegooriast või analoogist. Ma ei tea nüüd, kumb õige sõna on. Nii. Ja siis küsimus, et kas esimene raamat teeb sind kuulsaks? Ei tee. Kui sa pole kuulsus, siis ei tee. Aga see annab sulle sammud, sinu mõtted, sinu visioonid, pluss kolmas, neljas raamat. Need juba teevad sind kuulsaks, sest sa oled juba mitmel rindel esindatud. Ja kuulsus pole eesmärk, vaid see, et sa saaksid oma raamatutega mõistlikku tulu teenida. Eks ju, et saaksid pühendada ennast kirjutamisele rohkem ja rohkem. Ja muuseas, kirjutamisel on palju viise, kuidas sa saad tegelikult tulu või nii-öelda raha toota, müües tooteid ja kirjutades oma mõtteid välja ja kirjutades seesama meedium, soovitan seda uurida, saad seal nii-öelda palka kirjutamise eest. Nii. Ja veel heida kõrvale see vajadus saada tunnustatud kirjanikuna, et kõik ütlesid nii äge, sa kirjutasid raamatu, aga lõpuks polnud vahet. Sest ma sain aru, et see ei olnudki nagu eesmärk omaette, et see tunnustus, mul oli hoopis häbi, et ma oleks võinud parema raamatu teha. Parem raamat, jah. Nii, ja siis tekib ka küsimus, et kuidas ma avaldan raamatu. Üks asi on küsida oma tuttavatelt, et kas kellelgi on kogemust ja kirjutad selle käsikirja valmis ja siis otsid omale toimetaja ja või teed ise vigade parandusi ja siis saadad kirjastusele, et kirjastused tihti annavad ka oma toimetaja, kes teeb selle lõpliku viimistluse, aga hea on, et sul näeks see asi juba ilus välja ja kui sa kirjastusele saadad, siis uuri välja need reeglistik, et kuidas peab olema see küljejoondus ja kõik need asjad, et nemad tahavad juba ära vormindatud käsikirja, nemad ei taha mingit A4, mingit pläusti, nad ei viitsi, kirjastused on äriorganisatsioonid, mis tahavad kiiret kasumit kõikide asjadega. Ehk siis, kui sa tahad neile oma idee maha müüa, siis anna neile see formaat, mida nemad soovivad. Võid uurida seda, guugelda, eks ju. Ja raamatut saab ka välja anda muul moel, et sa võid küsida tehisarvult nende internetiplatvormide kohta, kus saab raamatuid välja anda. Näiteks Amazonist saab väga hästi see Kindle ja sa võid isegi teha audioraamatu ka sinna juurde. Ja ma avastasin, et kui kirjutada eesti keeles, siis need tehisaruprogrammid tõlgivad päris hästi need eestikeelsed mõtted inglise keelde, et siis saab teha kohe nagu kahes keeles raamatut. Et inglise keelest eesti keelde on väga kehv tõlge ja soome keelde ma olen ka mõelnud, aga ma ei julge veel minna selle soomekeelse tõlkega edasi, et siis peab natuke uurima seda soome tausta, turgu. Vot, aga kui sa ise tahad avaldada, siis sul on vaja toimetajat, siis kujundaja, küljendaja, kes teeb selle kujunduse, küljendab raamatu ära ja siis trükikodu, et siis otsi Leedust, Lätist, et siis ma arvan, et mõne 1000-ga isegi võib saada hakkama, aga ma arvan mingi 5000, et siis saad oma mingi esimese tiraaži, mingi 600-700 raamatut ja kõik on päris õnnelikud. Ja tänapäeval on väga populaarne selline formaat, et raamat on selline hästi nišš-spetsiifiline probleem, mida lahendad ja umbes 5000 sõna, 6000 sõna, 4000 sõna ja teed temast selle audioraamatu, nii-öelda mikroampsud ja paljudele meeldib tänapäeval kuulata, eks ju, raamatuid. Ehk siis see on nagu ülimalt lahe mõte, kui teha see nii-öelda kombo, et ta on nagu audioraamat pluss kirjutatud, ehk siis inimene ostab mõlemad korraga
või siis ostab audio odavama hinna eest. Ja siis ta saab seda kuulata ja teisel moel seda informatsiooni vastu võtta. Ja kui ta on mikroamp, siis ta on nagu podcast või kontsentreeritud teadmik, et inimene võtab mingi teatud probleemi ja siis lahkab seda enda sees või ajus ja õpib seda kasutama. Et need on ülimalt tulusad ja tõhusad asjad, mida müüa ja neid võib müüa sama hinnaga, mis täies mahus raamatuid, sest tegelikult pole tähtis, kui paks või pikk see raamat on. Loeb sisu ja sisu eesmärk, et kui on näiteks ilukirjandus, siis eesmärk ongi lugeja nagu dopamiini sõltuvusse saada nagu Harry Potterid või Sõrmust lisandad, et see on nagu vau, nii äge maailm, et sa ei tulegi sealt seest enam välja. Et kui sa nii ägeda asja suudad luua, siis loo veel särgid ja kujundused ja veel mingi film ja kõik muu asi ka sinna juurde, eks ju. Aga kui sa teed mingeid teadmikke või enesearenguraamatuid, siis on hästi lahe, või näiteks äriraamatuid, siis paned need hoopis need mikroampsud ja paned neid, söödad ette ja inimesed armastavad neid, sest näiteks äriraamatud või ettevõtlusraamatud, ettevõtjad, neil on kiire ja nad tahavadki neid väikseid ampse, mis aitavad nende konkreetse probleemi lahendada. Nii. Ja raamatu jaoks saab teha sellist asja ka, et kirjutad neid väikseid ampse kusagil oma sotsiaalmeedias, Facebookis, selles samas meediumis, Substackis, X-is ja nii edasi. Ja alati saab müüa ootenimekirja. Ehk siis ma praegu olen kirjutamas raamatut. Palun jäta oma e-post siia, siis saad tulevikus osta selle raamatu. See on ülimalt hea turundus. Ja mõni teeb ka vastupidi, et kirjutab raamatu valmis ja siis postitab ta nii-öelda artiklitena nendes sotsiaalmeedia platvormides. Võid ka YouTube'is lugeda ette enda raamatut, näiteks mingi ilusa muusikaga. Ma olen teiste raamatuid ka ette lugenud, et loen ette, siis ma pärast lindistan muusika taha. See on ülimalt äge selline kogemuslik audioreis, eks ju. Aga nii. Siin on siis 21 sammu, kuidas sa lõpuks kirjutad selle raamatu. Et esmalt sul on vaja mõista žanr, millest soovid kirjutada, et lasteraamatud 5000 kuni 10 000 sõna keskmiselt, siis mingi eneseabi, ettevõtlus 30 kuni 70 000 sõna ja ilukirjandus 70 kuni 120 000 sõna. Et siis on veel neid mingi ajalooraamatuid ja muid asju. Et need on ka pikad või võivad olla väga pikad. Ja nii, number 1. Raamat vajab 3 komponenti. Struktuuri, struktuuri ja struktuuri. Ja number 2, et sisu saab lisada struktuurida. Vot, sa ei alusta sisust. Sa võid olla varasemalt kirjutaja, kes kirjutab mingit sisu. Aga sa ei kirjuta selle sisuga raamatut. See oli esimene ja kõige suurem viga, mis ma tegin enda raamatu kirjutamise puhul. Ma kirjutasin sisuga raamatu. Tegelikult ma loon struktuuri ja siis ma saan pärast seda kirjutatud sisu sinna struktuuri sisse sobitada, lihvida seda teemandit. Nii. Ja 3 hea sisu on jäämäe tipp kõigele seni loodud kirjutamisele. Kas või need Harry Potterid, et J.K. Rowling, mis ta on Jane Rowling, tema kirjutas tohutu pikad taustalood oma nendele Harry Potteritele. Ta kirjutas arengud ja arengulood ja kuidas see kõik toimus. Siis ta tegi terve universumi ja siis kondenseeris selle universumi sinna ühte raamatusse, teise, kolmandasse. Tal on nagu nii palju seda lugu seal taga. Ja niimoodi sa saad ka kõige paremat sisu toota. Ja antud meetod aitab luua nii-öelda kategooria, ehk siis sa suudad ära kategoriseerida eelneva sisu, mida sa oled loonud. Ehk siis sa saad võtta oma näiteks, ma ei tea, metsas jalutamise artiklit, siis teha nendest oma peatükid, sa saad teha oma tennisemängu järgmised artiklid ja siis sul tuleb juba raamat, et sportlik eluviis või terve eluviis, mida iganes. Ehk siis sisu nii-öelda loob kategooriad ja siis saab teemade kaupa kõike nii-öelda panna oma raamatusse. Nii.
Ja head sisu saab alati kirjutada väga lihtsalt, kui sul on olemas pealkiri või küsimus, probleemipüstitus, millele otsid vastust. Ja seetõttu ongi struktuur oluline, et kui sul on struktuuri jaoks olemas pealkirjad ja ideed, siis sa hakkadki otsima vastuseid neile pealkirjadele, probleemipüstitustele, küsimustele. Ja siis jaga alati raamat osadeks. Lihtne versioon, et alustame 3 osast, siis me saame seda lisada, eks ju. Et 3 osa, ülesehitus, probleemi lahkamine ja lõpptulemus. Väga lihtne. Ja näiteks enesearengu ettevõtlusraamat võib olla 7+7+7 ehk siis 21 peatüki pikk. Ja teistes formaatides saab olla lisanüansse. Ütleme nii, et iga peatükk on 1500 sõna ja kokku see siis teeb 21 korda 1500 ehk siis 31 500 sõna on raamatus. Väga lihtne. 1500 sõna võib igaüks päevas kirjutada. Isegi siis, kui meil on aega vähe. 1500 sõna sa kirjutad 1–2 tundi maksimum. Ja seda võib ka nii-öelda pikemaks teha, et näiteks võib teha 49 peatükiga raamatu. Seda sa siis kirjutad 49 päeva. Ja võtame eellugu, eks ju, eellugu, et mis kõik see toimus. Harry Potter on nii hea näide, et eellugu, et seal on see Hagrid lendab mootorrattaga ja arutatakse selle lapse üle ja siis on sissejuhatus, et elab poiss seal Little Wingingis, kes on seal kogu selle elu elanud ja tal on need pahad võõrasvanemad, siis on ülesehitus, tuleb kiri ja kutsutakse kooli, siis variprobleem, et tal on vaja sinna kooli jõuda, aga ta ei saa, teda takistatakse ja igast sellised asjad ja konflikt ja siis tuleb hoopis see, et kooli minek ja tuleb päris probleem, ehk siis tal on vaja koolis hakkama saada ja blablabla ja siis tuleb lõpuks juba need lõpptulemus ja need järgmised probleemid. Ehk siis saab võtta, et iga see peatükk või iga see nagu, mitte peatükk, aga iga see nii-öelda osa sellest raamatust, ta on jälle 7 peatükki ja siin tegi kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ehk siis 49 peatükki ja pluss veel saad veel mingi paar peatükki lisada sinna ja see teeb juba kokku 73 500 sõna. Ja 49 päevaga sa kirjutad väga lihtsalt need 1500 sõna päevas ära ja siis veel tegeled see toimetamisega, kui vaja. Ja igale peatükile saab määrata pealkirja läbi nende segmentide. Ehk siis näiteks, kui võtsime üles selle variprobleemi, et mis siis lahkab 7 peatükki või võtame et ülesehitus 7 peatükki, probleemi lahkamine 7 peatükki, et sealt määrame igale peatükile sellest nii-öelda tema kategoorias, tema pealkirja. Loodan, et sa saad aru. Et võta kategooria, siis on 7 peatükki, siis määrad igale peatükile nimed. Ja alguses panedki nagu enam-vähem, umbes paned need nimed. Ja siis sa hakkad natuke mõtlema, et kas on loogiline ülesehitus, et kas see sobib. Ja siis võtad iga peatüki ette ja toome näite näiteks, et on variprobleem, et raamat juba käib meil, et näiteks ökokülade ehitamine, eks ju. Ja on eellugu, et mis need ökokülad on, sissejuhatus esimeste ökokülade loomine, siis ülesehitus, aga mis meil on vaja kogukondade ökokülade loomiseks ja siis tuleb variprobleem. Ehk siis variprobleem on suur probleem. Ehitustööstus tekitab CO2 ja siis sa võtad, et 7 peatükki. Ehitustööstus tekitab CO2 ja peatükk number 1, CO2 analüüs, mis ta on ja blablabla. Siis number 2, globaalne ehitussektor, CO2 päästud. Number 3, toorainete saadavus, tsemendi tootmine ja number 4, liivasõjad. Number 5, kohalik konkurents. Number 6, tarbijate huvi, nii-öelda selle tsemendi vastu ja ehitustööstused, mis tarbija soovib, mis maju nad soovivad. Ja siis number 7, jõuad selle nii-öelda variprobleemist vaikselt järgmisesse kohta. Jõuad
jõuad konflikti, ehk siis seitsmes peatükk juba selles segmendis on järgmise peatüki sissejuhatus või järgmise segmendi sissejuhatus. Loodusehitaja perspektiiv ja see on ikka segmendis ehitustööstus tekitab CO2 ja viimane peatükk, 7. loodusehitaja perspektiiv. Ja siis peale seda tuleb juba see segment konflikt ja tuleb siis 7 peatükki, ehk siis täna näiteks ütleme nii 3 peatükki, et nendest 7 on loodusehituse ajalugu, tänapäevane kiire nii-öelda tarbijakultuur, number 3, kuidas otsitakse odavaid lahendusi pikkade lahenduste asemel. Et saad aru, et see nagu ehitab kogu aeg iseennast üles ja siis sa mõtledki need peatükkide nimed kõigepealt välja. Esimese asjana segmendid, ehk siis mitu sõna sa tahad, 3 segmenti või tahad 5 segmenti ja selle järgi siis on 7 peatükki igas segmendis ja siis paned nende segmentide järgi need peatükkide nimed tõk-tõk-tõk ja sul hakkab looma selline loogiline ülesehitus, kuidas su raamat toimib. Ja kui sa kirjutad raamatut, siis on hästi hea, kui sa tegeled ka tegelaste ja kontseptsioonide varimärkimisega. Näiteks 3. peatükis tutvustatakse Robertit, korra mainitakse teda ja kes ilmub 6. peatükis uuesti kõrval peategelasena. Et see võib juturaamatus olla, aga see võib olla ka näiteks see globaalne ehitustööstus. Ehk siis mul raamatu 3. peatükis räägime, et meie tänapäeval ehitame erinevate materjalidega puit, betoon, tsement, lubi ja nii edasi. Ja siis toome välja siis väikse lõigu, et betoonitööstus toodab nii palju CO2 ja unustame ära. Ja siis tuleb see, ma ei tea, 7. peatükk, CO2 analüüs. Betooni tootmine võtab kõige rohkem CO2 ja siis tuleb terve nagu 6 peatükki sellest betoonist ja tsemendi tootmisest. Toon veel sellise näite, et Harry Potteri raamatus on selline tegelane teises osas nagu Gilderoy Lockhart ja ta on seal Harry Potteri selles sigatüka koolis uus mustade jõudude vastase kaitse õpetaja ja raamatu alguses Harry läheb sinna nii-öelda omale kooli asju ostma, siis alguses mingi tüdruk räägib temast, oi, et selline vapper võlur on olemas. Ja siis see võlur ilmub poes vastu, ütleb, oi, tere, Harry, ja teeb mingi tseeni temaga. Et teeb sellise nii-öelda piinliku tseeni, teeb temaga koos pilti. Ja siis ta kaob ära. Lugeja unustab selle tegelase ära mitmeks peatükiks. Ja siis järsku tuleb kooli uus õpetaja, seesama Gilderoy Lockhart. Ja siis temast saab selline tähtis tegelane läbi kogu raamatu, kes lõpus siis on veel muutub selleks nii-öelda vari paharetiks, ehk siis temast saab nagu see kuri tegelane, kes üritab olla see paha, aga tegelikult tema polegi see paha tegelane, vaid tema on see vari paha, et tema siis lüüakse minema eest ja tuleb see päris kurjus, kellega nad võitlevad. Et see on hästi hea kontseptsioon, mida meeles pidada, et tood teema alguses sisse, unustad ära, siis tood ta hiljem suurelt. Ja kui on teada, et raamatu struktuur ehk siis mitu segmenti tuleb, 1, 2, 3, võib-olla 5, 6 ja igas segmendis on 7 peatükki, võid ka mängida nende numbritega, et ma annan sul kõige lihtsama formaadi, eks ju. Ja siis on määratud pealkirjad igale nii-öelda segmendi nimi ja siis kõik need pealkirjad igale peatükile, siis sa tead, et iga peatüki pikkus on 1500 sõna. Ta ei pea olema täpselt 1500 sõna, aga ta on umbes, eks ju, 1500 sõna, sead eesmärgiks. Kirjutad rohkem, pole hullu, väga hea. Ja siis ongi vaja ainult täita need lahtrid tekstiga. Siis järgmise asjana sul on vaja luua harjumus, et kas sa kirjutad hommikul või õhtul ja enne kirjutama asumist sa võid näiteks võtta selle teema ja käia selle teemaga magada öö läbi või käia jalutamas, sul tuleb ideid, et sa valmistad ennast juba ette selleks. Et näiteks, kui sa lähed magama, et see peatükk meeles, et ma lähen õhtul magama, ma sean järgmiseks päevaks eesmärgi, et
et kirjutan artikli biofiilsetest küladest. Näiteks, kuidas antiik-Rooma disain mõjutab tänapäevase loodusehituse külade loomist. Siis ma lähen magama ja mul on hommikul kohe selline mõte olemas. Siis mul on teatud kellaaeg, millal ma saan kirjutada. Ja ma sean nagu enda mõttes juba päevas ette teatud ajad, millal ma kirjutan. Ja siis kirjutamine on rituaal ja kirjutaja plokk tuleb vähesest ettevalmistusest. Ehk siis, kui sul ei ole teada seda struktuuri, siis sa ei teagi, millest kirjutada. See on normaalne. Aga kui sa mõtled juba ette, millest sa tahad kirjutada, sa mõtled nende teemade üle, sul juba ideed jooksevad. Ja kui sa sead enda selle rituaali laua ette, näiteks mulle meeldib, kui ma valen endale tassi kohvi hommikul ja joon seda ja kirjutan. Suurepärane nii-öelda kirjutamisse või siis õhtul tund aega enne magama minekut. See on ka põhjus, miks ma neid prille kannan, et kui ma vaatan ekraane, siis ma ei väsita enda silmasid, et see on sinise valguse prillid. Vot, et mul on teatud ajad, millal ma teen seda ja ülejäänud aja ma mõtlen ideid välja selle nii-öelda konkreetse teema jaoks, mida ma praegu lahkan. Ja number 16, et kõige parim kontrollimine, et kirjutamise kontroll on tema ette lugemine. Et sa võtad mingi asja, et praegu ma loen sulle ette neid punkte ja ma räägin neid laiemalt lahti. Ma teen sama ajal siin vahepeal neid vigade parandusi, nagu sa oled näinud. Seda on ebamugav ette lugeda ja siis ma täiustan seda nii-öelda struktuuri, juba täiustan. Et parim kirjutamine on see, mida on hea ette lugeda. Ehk siis alati testi läbi ette lugemise asju. Võid vaikselt lugeda endale ette, mida sa oled kirjutanud, bla bla bla, või võid oma sõbrale lugeda või lasta kellelgi sulle ette lugeda. Ja siis, kui sa kirjutad oma raamatut, siis on selline väga lahe turundusmõte, et mõtle vaikselt audioformaatide peale, et sa võid teha oma raamatust podcasti, et iga päev avaldad mingi väikse lõigu oma raamatust ja siis analüüsid seda veel. Või teed YouTube'i video või käid oma vanaemale lugemas oma raamatut, et see aitab sõnastada teda selgelt ja tegelikult teha suure töö toimetamisest ära, sest sa õpid formuleerima õigel viisil neid sõnu. Ja siis raamatut kirjutades saab teda turundada, kirjutades tekste platvormidele Medium, Facebook, X, Substack ja isegi võimalik raha teenida nendele platvormidele kirjutamise eest. Näiteks Facebookis müüa toodet koos oma kirjutisega. 95% hea sisu, 5% müügijutt. Või Medium maksab sulle iga kirjutatud artikli eest. Iga lugemine on 0,02 senti umbes. Substackis saad omale nii-öelda jälgijaid leida, kes maksavad sulle 3 või 7 või 10 eurot kuus. Ja lisaks, kui sa kirjutad välja, sa saad tagasisidet lugejate näol, et sa teed turu-uuringut ja lugejad aitavad sul neid mõtteid paremini formuleerida, esitavad negatiivseid küsimusi või kritiseerivad ja siis sa õpid ka paremini aru saama, et kuidas sa saad paremaks muuta oma raamatut. Ja nagu ma enne ütlesin, valminud raamatu vajab toimetajad, kõigendajad, kujundajad ja trükikoda, et kirjastaja suudab neid pakkuda, aga ise on alati soodsam, sellepärast et kirjastaja võtab alati protsendi vahelt. Ja raamatu müügi puhul tuleb kõige enam sinu tuntus, ehk siis need samad formaadid, kui sa kirjutad oma nendes sotsiaalmeediates ja niimoodi, et siis sinu tuntus kasvab, sest sa juba näitad inimestele, et sul on teatud taust, et sa mõtled selle teema üle ja sa kirjutad seda välja. Et niimoodi on tehtud neid mingi minu Ameerika ja minu India raamatuid blogipostituste põhjal. Ma tegin enda esimese raamatu blogipostituste põhjal, aga sa saad ka niimoodi kirjutada ka täitsa mingit fiktsiooni mingitest maailmatest, kus toimub mingi ülode ja juhanite vaheline kaklus kosmose dominantsi üle. Et näiteks mul oli sõbral selline maailm loodud ja siis me võitlesime omavahel, et kes üle selle valitseb, et olid nagu joonistatud pildid, kirjutatud igast jutud, siis mul oli enda kosmosemaailm olemas. Et siis mõtlesin, aga meil toimus kaaperdamine ja sinu laev tehti nagu tükkideks, siis ta läks sealt edasi. Aga siis me ehitasime seal planeedil uued laevastiku ja tulime sealt ja juhtus see ja meil käis väga intensiivne nii-öelda kujutlusvõimeline